Hello. It's so nice to see you again. Yes, and today we're talking all in English. Yes, today we are talking in English because we have one guy boy. here. Yeah, American boy. American Yes. boy. So later you can see the subtitles here. Yeah. Yes. So don't worry and don't turn it off because of that. See on nii nõme, et Maarja kaasa räägime. Mõtlesime, me teeme sulle pränki. Me mõtlesime, et me teeme selle pränki, aga sa hakkasid ise inglise keeles rääkima. Siis me mõtlesime, et me teeme sulle pränki ja sa oled nagu, et miks me inglise keeles räägime? Nüüd hakkas igatahes Kets muretsema, et kui me paneme subtitleid ka alla, vaata siis oi sa. Maarja räägib ka inglise keeles, tulebki ilus inglise keelne. Olgu ainult see hi on ju. Ei, ta läheb edasi veel. Hello everybody, we're today here. Ma ütlesin, Maarjal ei ole probleemi inglise keeles rääkimisega, see on keegi teine. Jah, täpselt. Ei, ma tegelikult väga hästi inglise keelt ei oska, aga no niimoodi kõnekeelt. Potato, potato. Jah, potato, nii et ei, ma lähen kõigega kaasa. See on väga hea, see tähendab, et me oleme samal lainel. Oodake, aga meil on päriselt ka külaline. Need, kes YouTube'ist näevad. Meil on. Nemad näevad, et on. Need, kes on Spotify's, need praegu ainult kuulsid, et meil on American guy. Ja tulge kõik YouTube'i. Tasub mind kuulda siis Spotify'st ikka. Tere. Mulle meeldib see, et meil on jälle selline mõnus meeshääl, nagu oli minu vend ka. No Bruno võibolla nii mahega nägi. Ja mina olen õel siis. Ja ühesõnaga teeb. Ei, tema teeb kätega veel niimoodi ka nagu hüljes, vaata. Ei, see on see sissepoole, nagu te hingate sisse, mitte välja. Jaa, õige. Ma ei hakka proovima. No ühesõnaga, kõik, kes näevad, kes kuulevad, meil on siin külaline ja tema nimi on Arkadi. Karl Arkadi, vabandust. Ütleme siis kohe ära, tema on väikese Oliveri suur vend. Ahah, niimoodi teeb minuga. Nüüd on kogu fein. Mina ei ole mina isa, ma olen selle kuti vend. Jah, sellepärast ta tuligi. Oliver ei ole lihtsalt kutt. Oliver on väike Oliver, nagu. Ta on lihtsalt legend, sest ta teeb nii palju naine. Okei, ta on päris suur. Ta on nagu, ta on täitsa tiinekas ju. Ta on nagu... juba eelmine aasta ju, kui ütlesin ta abikaasa, siis ta juba läks paanikasse. Ei, ta ju palus mind naiseks. Ja siis järgmine aastat juba unustas täitsa ära. Ja mulle ta lubas kommi ka tuua. Ja, et ei toonud. Ei, aga ta põdes seda, ta tegi mulle videokõne, ütles, et Kalli Suubert, palun anna andeks, et ma ei saanud sulle kommi tuua. See oli väga armas. Oi, ma isegi teanud sellest. No näed, vaat. Nii nunnu. Aga tegelikult me ei ole siin, et Oliverist rääkida. Me oleme siin sellest, et ma saaksin öelda, et ega ma ei ole podcasti jaoks seda imeinusat lauvärvi siia pannud. Ma tulin töölt. Mis asja? Ja ega ma ei ole neid patse siia teinud ja juukseid mitte kamminud. Ma tulin töölt. Aga see sobib praegu. Me oleme kõik tulnud, sellepärast me siuksed rääbised veits oleme, välja arvatud Marian. Okei, Arkadiga nägi vaeva endaga. Ei, mina käisin ilusti duši all ja ajasin nokid ilusti korda. Aga teil on tõesti õigus, minu lauvärv läheb meie mulinat värviga kokku. Nii nagu Arkadigi täna riides on. Jah. Kas sa panid need specialile? Tal on isegi sokid. Mul on sokid roosad. Keegi ütles, et nii ilusti sinna, ma olen mingi aita. Vaadake neid karvaseid jalgu. Vaevu. Aga sa panidki speciali või? Ise kasvatasin. Ma vaatasin eile kapist. Eile tulin vaatasin kapist. Ei, kapist olin juba ammu välja, ära muretse. Okei, oota. Nii kapist vaatasid, et... Ei, mina vaatasin, et oi, kui ilus, et ma ei pea lilla kogu aeg ka kandma, et sobib roosa ka tänaseks ilus. Väga ilus. Aga enne, kui me räägime edasi, lähme kokku. Jah, ma just tahtsin öelda, et me peamegi kokku lööma meie traditsioon, nii et tere, Arkadi. Tere. Tere.
Kets on lihtsalt väsinud, sellepärast et üks norskas terve öö. ma ei jõua enam hoida seda. mul öeldi ka, et ma täna norskasin, aga mul on täielik nohu. Mina ei kuulnud. Mina ei tea, kus. Siis Ma ei ma tea, kus magasin sa sigalas. Ühesõnaga, me magame siin kõik koos ja. laudas. Ta magas sigalas. No vaata mind. Ma mõtlesin, mis lõhn see, mis aroomid need siin on. Aga Nii. kes on Arkaadi on Munina podcasti kõige suurem fänn? On ja. On ja. Oled ja. Ja ei. Kui Üks kohe... esimesi ka. Ja ütlen kohe, kui nägin nii-öelda postitusi netis, et miskit tuleb, ma juba mõtlesin ka, et... Kättemaksukontor. Ja, ma olin sel ajal küll olemas. I was present. Ma olin ilusti kohal ja ma mõtlesin, et appi, see oleks nii väge. 3 nii ägedat, andekad, imeilusat naist lähevad kätekasse, et see oleks täiega nagu upgrade. Ja see oleks olnud haipi Kui väärt. kaunid öeldud. Aga... Näed, Arkaadi ei ole nagu Bruno, kes minu välja jätab. Jah. Mina ütlen, et õnneks, et nüüd on see, et teil on oma vabadus, teil on oma podcast ja see mulle väga meeldib ja mul on algusest peale olnud. Juba olen tahtnud tulla kohale pärast 5. episoodi, kui Maria vend tuli kohale. Ma mõtlesin, et poisid on lubatud. Ma tulen ise ka kohale. Poisid on lubatud. Ja poisid on lubatud. No see mingi kätekas oli värk, et ega poissi ei ole lubatud. Ma mõtlesin, kas see on ka nagu käteka värk, et nüüd tüdrukutele podcast. Ma ei tea. Meil on jah kõik sõnavabadus, inimeste vabadus, soovabadus. Reegleid pole. Vot, nii et... jah, ega midagi muud öelda ei tahtnudki. aga kas sa tahtsid midagi öelda veel? Ei, mul on selline tunne, ma ise räägin nii palju, ma tahan teie hääli kuulda. Sina peadki rääkima. Nii et vaba lava ja Arkaadi hakkab rääkima. Tegelikult Arkaadi ei tulnud siia tühjade kätega. Ma ei jaksa oodata. Ta tuli kotiga. Ega sul ei ole veel midagi veel? Mul on Spotify nende kuulajatele lihtsalt kurb, et nad ei näe, mida ma teile annan. No äkki me selle osa paneme videoga. Me siis räägime, mis seal on. Appike nagu põnev. Sina kingikott. Ühesõnaga, need, kes on Spotify's, pange Spotify video või see heli kinni, minge YouTube'i ja vaadake, meile toodi kingitus. Ja see on roosa ja sinine. Jaa, nagu mulinad ja taevas. Ei, ma arvan, et hakkasin seda kinki juba tegema ja Ameerikas kindlasti. Kas kuskil... Ta tuli Ameerikast, ta oli ära vahepeal seal. Ma olin Ameerikas ja nüüd olen tagasi. Keebi küsis, mis sa siin Eestis teed, ma elan siin. Sama küsimus. Aga ei, muidu vist 3. episoodist saadik ma olen lihtsalt vaatasin neid pilte ja ma mõtlesin, miks neid joonistada? Ägedad modellid. Kas sa oskad hästi joonistada või? Ma ei tea, te peate ise vaatama. Eks me saame ise vaadata. Okei. See on nii ilus, et see minu juurde vaadata. Tee ise lahti, jah? 3 kriipsujukut. 3 nii, ja kes on Spotify's, tulge, teil on jumala võimalus. What? Mis juba nägite või? Mina ei näinud. Appi, kui lahe! Kui äge! Issand, kui äge! Kuidas sa viitsisid? Oota, ma tõstan siia ette poole. Kuidas ma ikka viitsin, kui teid vaatan? Kuulab ja joonistab. See on tõeline armastus. Ei, selle nimi on rööpvähtimine. Vaata, sul on üks natuke viltu. Ta isegi pani raami sisse. Sest ma tahan, et te paneksite seina peale. Aga kas see on Ameerika raam või? Ei, see on kodust paber on Ameerikast. Aga kuidas sa said siis sellises suuruses raami kui paber? See ei olegi. Kodust. Sest Ameerikas on veidrad paberid. Ei, seal on seda vist ei ole näha. Kas äkki see veekann või? Kas seda saab üldse võtta? Vahet pole. No okei. Appi ma kardan, et see kukub. Panen siia ka endama. No nii. Eks ma siis kündin üle siit. Olen siin. Appi, kuule, me võiksimegi panna selle nagu pildiga laua peale, kui me Hiiumaal tagasi salvestama läheme. Siis kui keegi meist puudub, siis me saame pildiga juurde panna. Jah, just. Ma ütlen kohe, kas sa tahate teada, nagu, kuidas see protsess oli või? Ma teen väikse kokkuvõtte, et kuulasingi teid ja siis mul tuli mõte, et ma nagu
visandan oma sinna visandiraamatusse, sketchbook, noh. Ja ma mõtlesin, et kuule, aga ma ise nagu proovin harjutada inimanatoomiat ja lihtsalt mõtlen, et noh, et mul on alati olnud mingi see oskus, et teen millegi järgi, et noh, ma harjutan ikka. Ja siis ma mõtlesingi, olgu, aga siis valisin Instas pildi ja siis hakkasin joonistama. Ega meil peale selle pildi rohkem pilte pole vist. Ei, teil on teine pilt ka see, kus päevikusse kirjutab, vaatab päeviku ja siis no, teil on nagu dekoratsioonid. Pilt, aga mitte üleval mitte. Et, aga siis ma valisin selle klassikalise see cover photo, mis iga podcasti selle episoodi kaare peal on ilusti ja hakkasin joonistama. Tegingi 3 ära. Ja siis ma sain aru, et appi, see on väga raske. Et Ketlin, siin oli kõige lihtsam joonistada. Kuidagi sul oli see mull ka, sul oli see mull olemas. Nii et mul ei olnud nii raske. Ja sinu silmaga ma kohe panin täppi. Et ma olen väga rahul Ketliniga. Triinu ja Maarja, ma ütlen, et võib-olla tulevikus saab paremini, aga ma ise ka olen rahul. Kuidagi, no, kui ma juba annan teile üle, siis ma pean rahul olema. Maarjal mul läks natukene aega, aga Triinu, sind oli nii raske joonistada. Nii huvitav. Mul ema on kunstnik ja ma olen nii harjunud, et ta teeb 15 minutiga, ta ütleb, et sind on nii lihtne tabada lihtsalt. Võib-olla kuna perspektiiv on nii... Aga ma olen imelik, mul on kael on veider. Ja mul läkski see, mul lõuaga oli sul nii palju raskuse. Kusjuures, mina olen ju ka 3 kunstikoolis käinud on ju ja 3 kunstikooli lõpetanud ja ma tean, et minuga on olnud see, et kui me peame 11 nagu joonistama mõnikord, siis on ka lõuaga olnud probleeme. Et see on see, kui ma niisama nagu praegu vaatan, et saaks hakkama, aga kui sa teed midagi nagu teistmoodi nagu küljele või siis on juba natukene raskem minu meelest. Vaata, mul on ümmargune. No, et muidugi Ketliniga on see värk, et ma ainult lihtsalt tegin talle silmad pähe ja kulmud. Väga ilusad kulmud. Mina ütlen kohe ausalt ilusad kulmud. Aga mina olen igatahes väga rahul, et te saaksite aru, et teil on tegelikult 3 erinevat roosat tooni teie ümber. Ma algu tahtsin nii teha, et on ilusti nagu järjekorras. No miskit läks värvidega viltu. Ma pean pärast vaatama. Siin on sädelust. Jaa, see on sädelev. Mulle meeldib. See on ilusti sädelev. Et minu meelest kõige tumedam on vist Triinul. Jah. Siis on Maarja ja siis on Ketlin. Ma olen ju teist rassi ka, nagu siin mõni on öelnud. Kes see ütles? No ma ei tea, kas ma hakkan välja tooma nimepidi. Kes see rassist on? Ei, see ei olnud rassist, see oli Ketlini käest küsiti kodus. Ei, mina ütlen kas Triinu on... Mis see oli? Mingit muud rassi või? Rass ei olnud sõna seal lauses. Muult maalt pärit. No mingi siuke. Aga... Ei ole, ma olen täis eestlane. Ta on nii tõmmu, jah? Minu süü ei ole. Tal on pruunid silmad ja pruunna. Ja libahundis, no see tõmmutüdruk oli kõige ilusam ja kõige kenam ja siis see linalakk oli mingi täiega ebaviisakas. Ja, näed. Ma räägin, Arkadi meeldib mulle. Arkadi oskab ilusasti öelda. Nüüd lõpuks, jah. Selle nimi on Payback. Kutsume Bruno tagasi. Mis meie sulle tegime? Ei, aga teil on iseloomu. Mul ei ole. Aga sul on ilus iseloom. Äge iseloom. Nemad on need ägedad, sina oled see ilus. Kena viisakas. Psychopath. Ma võin olla ilus helge inimene küll. Kahju, et ma äge ei ole. Ei, no me oleme lihtsalt psychopathid. Ei, kui sa juba oled viisakas ja kena, siis sa juba oled automaatselt äge. Jah, sobib. Me oleme kõik ägedad. Ühesõnaga, aga aitäh. Ma maksin kinnida. Siuke tunne on küll, jah. Minu pangakonto nullis. Aga aitäh sulle päriselt selle pildi ees, see on ülilahe, ülikõva. Minu arust on need on täpselt copy-paste sellest meie kaane pildist. Minu arvates on ka väga ilus. Ma nagu teile ei peaks maksma või? Et ma teid imetlesin. Aga kui sa tahad. Muidugi. Pangakonto number on. Mina maksan siia tulemisega, aitäh. Olgu. Oi, aitäh. No olgu. No siis on nii. Super. Oota, kuule, aga sa ei olnud ju Eestis vahepeal, on ju? Kus sa olid? Ameerikas, jah?
jaa, diiselmandril. Ja mis sa tegid seal, miks sa läksid sinna? Nii, oota. Miks sa läksid sinna? Mina tegin seda kõike pulli pärast. Päriselt või? Pulli pärast. Ei, nagu raudselt. No ma lihtsalt ütlesin, ma lähen alla ema kontorisse, ütlen, tal on see ilusti nurk olemas, kus ta töötab. Ütlen, et emme, klassijuhataja pani klassigruppi kirja, et otsitakse vahetusõpilasi Ameerikasse tasuta. Ja siis ma mõtlesin, et emme, las ma teen pulli pärast ära. Ja siis oli mingi, no vaata, tee ära. Tegelikult selgus minu eelmised 2 õde, ma eeldan, et te tunnete ikka minu 2 õde. Meie tunneme. Välja arvatud seda, kes alles abiellus. Ja, see on aru saada. Aga need, kes siin varem töötasid, kas ma võin nimesid öelda? Sandra Erika. Kes abiellus? Maria, minu kõige vanem. Ja seda sa ei tunne. Mitte seda, vaid teda. Teda. Seda. Teda. Ja Sandra proovis ja ta sai just viimasesse vooru ehk intervjuu vooru, aga teda kahjuks ei valitud. Erika proovis ja ta juba ei saanud esimesest voorust läbi. Ja siis mina olin 3. katse. Ja sa said läbi. Ma sain läbi. Ma igaks juks küsin, sa käisid on ju Flex-programmiga. Ja, Flex-programm. Kuna meie vaatajad on haritud siin tänu sellele ühele meie välisvõimaluste osale, kus me korraks, kus Kätlin mainis seda Flex-programmi, siis... Annabel. Meil on külalised. No nii, meil on külalised. Andreas Päeva. Annabel Vaarma ja Andreas Päeva. Ise ta kardab, kui me Hesburgeris kõvemat häält teeme. Täna samamoodi. Oota, kumb? Andreas. Aga vähemalt tuli tantsima. Annabel Vaarma ja Andreas Päeva, vaadake nende nimesid ja... ärge lisage neid sõbraks. Võtke. Otsige nad meie puhul üleks. Kui teil on vaja ergutajaid, siis siit selja tagant neid saab. Aga jah, me rääkisime just sellest, et sa käisid Flex-programmiga, millest me natuke oleme kuulnud. Mina olen kuulnud nii palju, et Flex-programm tahab hästi palju paberitööd enne. Et kas see kandideerimine üldse välisüliõpilaseks, mitte üliõpilaseks, vaid välisõpilaseks oli nagu, kas see protsess oli keeruline? Nii, ma ütlen, et tegelikult see nii keeruline ei olnud. See on see, kui sul ise tahad minna, sul peab see tahe olema, et kui sa ise mõtled, et küll nad mind valivad või et me ei ole vaja, et ma niikuinii ei taha Ameerikasse, siis sa lihtsalt ei saagi. Jah, nad ilusti näinud ära. Aga kui sa nagu mõtled ka selle peale, et ma ei pea ütlema, et sa pead manifesteerima, aga kui sa nagu päriselt tahadki minna kultuuri kogema, kui sa tahad õppida. Nii, jah. Et see ongi just, sa saad päris lihtsalt sisse, et ei, ma tegelikult ei tohiks lihtne öelda, sest ega üks ka sisse ei saa. Et 350 ma sain top 21 hulka. Ehk siis et ikka on protsess ja ma ütlen, et see suvaline on, aga sul peab õnne ka jätkuma ja sa pead väga hea mulje jätma. Et huvitav, kuidas Oliveril siis paari aasta pärast läheb. Tegelikult ma olen Oliveriga sellest rääkinud küll. Et kui sinu õed ei saanud, sina said, siis äkki see on see, et naispereliikmed ei saa ja vennad saavad. See on sooline diskrimineerimine. Ei, tegelikult meil on... Mitte seda. Nii, ma rääkisin just teiste nagu vahetusõpilastega, kuidagi nagu on see, et nad ikka vaatavad, et on mingi kutt ka olemas. Et aga mulle just see Flexiga meeldib, et meid oligi 21 ja mingi 6 tüüpi oli jäänud ja mina olen üks nende seast. Et nagu see mulle meeldib, et nad lihtsalt vaatavad, et Eestit saab iga üks esindada. Ongi see, et keegi arvatavasti ikka on venelane, üks poiss ikka on seal, näiteks mina, et ikka jätkub neid tegusaid poisse ja noori küll, neid, keda valitakse. Et ega ongi see, et sa pead silma paistma ja kui sa juba oled natuke poiss, siis sa vist paistad natuke rohkem silma. Sest tüdrukuid on rohkem või? Ja arvatavasti, selles mõttes, poisid ei ole avameelsed, aga need, kes on, need on päris asjalikud minu meelest. Aga... Jah, küsi. Nii nagu Lottemaa casting. Mis asja, mis ütlesid? Et... Lottemaa casting. Tulge kohale, palun. Jah, aga ei, ma tahtsin seda küsida, et mille järgi
teid nagu valiti sinna, et kes need olid, mis teistel nagu võib-olla puudu jäi, sest noh, ma tean su kohta õdega, nad on ju ka väga andekad. Fun ja andekad ja kõik ja. Olen nõus, aitäh. Vot kuidagi Flexiga on see, et nad vaatavad, kes, noh, et pärast neid pikki esseesid, kui sa kirjutad kõige kohta enda elu jooksul, noh, et enamasti nad tahavad, et sa oled valmis kultuuri kogema. Mina nagu päriselt ka igale esseele kirjutasingi, et ma tahan nagu kultuuri kogeda. Et miks ma nagu Ameerikasse tahan minna, ma lähen nukke vaatama, sest ma kogun moenukke, üllatus. Maarjale ma veel ei ole näidanud, nemad kaks nägid, see on väga lahe. Okay. Mõned ütlevad, et see on creepy, aga mina ütlen, et küll sa ära harjud. Minu isa oli ka nii šokeeritud, aga kui ta sai minu toas oldud mingi paar ööd, noh, et meil on see suur pere ja külalismaja, siis ta ütles, et Arkadi, tegelikult need on väga ilusad nukud, mulle meeldib. Aga ei, nukud ei olnud mu jaoks creepy'd. See oli lihtsalt natuke creepy, kui sa sõid hommikusööki ja panid nuku enda ette. Ja ütles, et las ta istub siin ja vaatab, kuidas ma söön. Ei, aga ei, see oli ikka nali. Sain aru, et see oli nali. See oli nali, jah. Aitäh. Mina sain ka aru, et see on nali. Ja, aga mõtlesingi, et noh, et ma ei viitsi tõusta püsti, las ma teen koomilise hetke, ma olen ikka igamene koomik. Aga jah, täpselt. Ketlin ja Arkadi läksid üks päev siin paar nädal aega tagasi umbes vaidlusesse, et kas nukul on valget värvi ripsmed või on musta värvi ripsmed läbi pildi ja siis Arkadi võttis nüüd nuku kaasa, ütles, et näed, ma ütlen sulle, tal on valged ripsmed ja nii on. Ja siis täna hommikul Arkadi võttis siis oma nuku söögilaua äärde kaasa ja näitas, näed. No pildi peal oli nagu valge lainer, ma ei näinud neid ripsmeid seal. Ei, ma just ütlesingi, see oli must eyeliner ja lihtsalt valged, tal on see. Ja niimoodi nad panevad terve hommiku. Ei, aga ma ütlen, et Ketli, kuidas sa vaidled inimesega, kellel ongi see toode ise kodus? Kui sa näitab mulle pilti, millel ei ole valgeid ripsmeid. Vaid valge lainer. Igatahes jätkame mõnel muul ajal. Ja mina tahtsin küsida, noh, Ameerika minu jaoks on hästi põnev olnud, on ju. Ma olen ise mõelnud ka, et tahaks minna, et mitte küll elama, aga tahaks minna lihtsalt selle jaoks, et näha nagu, kuidas see elu on. Et kas elu on nagu filmis. No nii, sina käisid nüüd selles kõik need noorte filmid, mis me teame, on ju High School Musical ja ma ei tea, mis kõik on ju. Et kas see elu koolis on enam-vähem midagi siukest sarnast, nagu me filmidest näeme, või on see tegelikult midagi kapitaalselt teistsugust, mis oli väga ja siis mind huvitab see ka, et mis oli nagu, mis sa tooksid nagu selle näitena, et mis on seal koolis teistmoodi, kui on Eesti koolis? See on väga põnev küsimus see, et kas see on sama, mis filmides. Jah, kas nad kõik sest see on aus küsimus, nad reaalselt, okei. Miks mulle Flex nii väga meeldib? Nad reaalselt viivad sind Lätti, noh, loeb, kus sa elad, aga nagu, kuna kõik Balti riigid on nagu koostöös, siis kõik läksime Lätti ja me reaalselt rääkisime nagu kõigest läbi. Ja üks peamisi teemasid olid stereotüübid ja eeldused. Ja oligi see, kas siis tõesti on Ameerika nii nagu filmides. Mingil moel ikka. Et kui sa räägid, kas see nagu Euphoria? Ei. Sul ei ole seal kohal mingi see Zendayat ega mingi narkotsi, andke andeks. Aga kui sa võrdled nagu noh, High School Musicalis ka me laulma vaheatundide ajal ei hakka. Aga tantsime. Mõttetu. No tegelikult hakkame, loeb, kui sa oled see näiteringis seal, sest mulle nii meeldib, kuidas koolides ongi näiteringid, siis sa saad muusikalis olla mingi ajal jooksul, mina näiteks olin muusikalis ja no lihtsalt nii palju seda teatrielu, mulle nii meeldib. Ameerikas, noh, kuidas nad siis meile selgitasid, et mida nüüd teha, enne kui Ameerikasse lähed? Ja kui sa Ameerikas oled alguses, sest mitte Flex, neil on nii palju tegemist nende valimistega, et sul on organisatsioon, kes nagu sinu eest hoolitseb ka, kui sa seal kohal oled. Mõndadel paremat, mõndadel hullemat, minul oli üks parimaid, ma ütlen kohe ausalt, WorldLink, parim. Et aga ütlesidki ka, WorldLink ütles, et pane kirja oma eeldused, mida sa ootad? Muutan palli, muutan sõpru, muutan, et kõik kukub mulle kätte kohe ja see on elu õnnelik. Ja siis, kui kõik olid kirja pannud kõik oma asjad, ütlesid, et nii, lähme teeme lõket ja põletame need ära ja teeme smoore. Ja põletasimegi kõik paberid ära. Okay. Kas smoor on see küpsis ja ookomb? Smoorid. See on eesti keele sõna nüüd ka, minu meelest. Oh, nice.
aga see ongi, et parim viis nagu 2 nõuannet minu poolt, kui vahetusõpilasena, kes oli kodust eemal reaalselt mingi 9,5 kuud, et ole avatud meelega, nagu nii avatud kui võimalik ja seda on nii lihtne teha, kui sul ei ole mitte midagi, mida sa nagu ootad teistelt või eeldad. Tavalises elus on see ka nii. Ma tahaks seda sama öelda, et nii tavaelus me võiksime ka olla tegelikult avatud meeltega ja käia ringi ilma, ma ei tea, mida kõike ootamata. Ja ma arvan, et sealt sa avastad, et tegelikult elu on palju põnevam ja lahedam, kui sa arvad. Tõsi. Nii ma arvan. Aga oli siis pall või? Oli. Ma tean, ma nägin tegelikult seda ülikonda. Ma jäin oma esimesest pallist ilma. Miks? Ja 2 on homecoming. Mis see tähendab? See on põhimõtteliselt see, kui tähistame vilistlasi ja siis ka 12-ndikele, et see on teie kodu ja varsti lähete ära, aga siis saate tagasi tulla. Et see on kuidagi siuke nii ära, sest ma ise kohal ei olnud, aga see ei ole nii... Võtame korraks sinna tagasi selgitusse. Tähistame vilistlasi, mis nagu ma tähistan, sinna saavad tulla need, kes on kooli lõpetanud või? Ja siis nemad saavad tagasi tulla kooli. Enamasti seda tähistatakse kohe aasta alguses koolidest, nii palju kui mina tean. Ma eeldan, et see on igas osariigis nii, sest Iowa on ise oma väga kummaline osariik, aga mulle see meeldib. Et siis kui see on nagu klassikooli kokkutulek, siis põhimõtteliselt nagu palli näol. Ja kui jalgpalli see tähistatakse Ameerika jalgpalli kaudu, et tulge kõik kohale ja siis pall on õpilastele, kes praegu on üleüldse lihtsalt, see on natuke keeruline värk, sest ma ise kohal ei olnud, ma ise harinud seda ja see ei ole, vähemalt minu koolis ei olnud see nii big deal, et kohe nagu aasta lõpu poole, siis läheb, mis koolis oli, kas sul on märtsis, aprillis, mais, kevadel, toimub prom ja võt seal ma käisin ja see oli vinge kogemus minu meelest. Kas sul oli promil kaaslane ka? Mul oli mitu. Wow. Õige, võtad mitu. American boy. Kõige kummalisem asi on see. Siis on kindlasti olemas keegi, kellega tantsida. Üks võib-olla kaob ära vaata, siis nagu eelmine kord rääkis. Kas teil käis niimoodi, et sa tegid mingi teiste poistega mingi paberi peale kirjutasid, et kas sa tuleksid mu kaaslaseks promile ja siis langesid kellegi põlvele kellegi ees ja nii nagu filmides Või kuidas sa kutsusid? Või kutsuti sind? Ei, mina kutsusin ära. See on siuke, ma läksin sõpradena, et romantilist suhet mul ei tekkinud ja see on kõige parim asi, mida teha, kui sa oled vahetusõpilane, isegi kui sa väga tahad, mina näiteks tegelikkuses, mul olid tunded, aga tasub ikka, aga ma surusin neid maha ja ma olen nagu õnnelik, et surusin, selles mõttes, et võib-olla tulevikus tuleb Eesti, ma ei tea. Ma ütlesin, et tema üldsegi sobiks väga hästi Lottemaal, ma ütlesin kohe, et mingi vaatas, et Lottemaa, see on tundnud nii äge. American boy või? Ei, ta on tüdruk. Ameerikast või? Jah. Aga okei, sa surusid maha lihtsalt sellepärast, et kuna sa niikuinii tuled Eestisse on ju, et siis on nagu keeruline ja mingi kaugsuhte teema on ju. Ja juba nagu tallinlastel on oma vahel juba kaugsuhted, et ma ei hakka. Et see on kõige mõistlikum minu tervisele ja tema tervisele, et isegi kui nagu ma nüüd nagu ütlengi, et eeldada pole ilus, aga ma arvan, et selles olukorras nagu see, kuidas me viimased hetked koos veetsime, võib-olla natuke võib mõelda, et oleks midagi enamat olnud. Aga muidugi ma ei küsinud kunagi ja ma ei eeldan ja ma lihtsalt ei rääkinud sellest. Muidu promile siis minek. Ma pidin minema, me tegelikult lähme tagasi ju. Okei. Sest meil oli jutt pooleli. Nii, mulle algul ei teadnud, kellega ma lähen. Ma mõtlesin, et mul on mingi 3 kandidaati, et sõpradena, et ikka paarilistena võib ka grupis vabalt minna Ameerikas. Ja siis ma avastasin, et minu venna Bruta ei vii teda pallile. Vend on siis see kasvupere, vahetuspere vend. Vahetuspere vend, jah. Mitte Oliver. Mitte Oliver, ega ka vanem vend Edward ei ole. Jah, üllatus, mul on vanem vend. Issa, palju sul neid vendi õdesid on? See on nii keeruline. Okei, no ühesõnaga, nii räägime edasi. Ema poolt ütlen lihtsalt 5.
okei . isa poolt 3, see on kõik . No see , ma käisin Ameerikas poolel ajal külas New Yorgis . millal külas ? Poolajal . poolõel . ta elabki seal . ta elab Connecticutis , ta elab nagu reaalselt mingi 2 tunni kaugusel New Yorgist , kui rongiga sõidad . nii , aga . ühesõnaga , prom . jah . ja siis ma avastasin , et kuule , et aga nagu lähme koos , me oleme parimad sõbrad niikuinii , et ma ei jäta sind unarusse , sellepärast et minu vend , sinu Peika ei taha sind paljale viia . miks ta ei tahtnud ? sest ta tegi eelnevalt lubaduse ühe tema peresõbrale . sõbrale . jah . mingi sisedraama . tüdrukule . tüdrukule . ja et . Crazy . ja et ei kutsu oma tüdrukut või ? ei kutsu . Oh my god , Kohe kui cancel, nõme break . up. täiesti cancel . break up. ei ongi nagu , ma natuke ausalt natuke ütlesin , et kuule , mida ? Nad on ikka veel koos või ? jah . Crazy . sa päästsid selle suhte arvatavasti . ei , sellepärast ma ei hakka liiga palju sellest draamast rääkima , sest see oli ilge draama . Nad ei saa ju nagunii aru , kus sa sellest räägid . ja arvad , et nad Olgu. tõlgivad ära Ja ei, terve no- selle osa või ? aga äkki tõlgivad ? Jah. äkki äkki sõbranna tõlgib , see õpib eesti keele ära , mu teine sõbranna ja siis räägib ta , oh . ära Ei, no kasuta ühesõnaga- nimesid . no nüüd on juba . nii , Nimedest . ma ei ole Aha, nimesid no üldsegi ja , ei ära ütle . Stacy . Sarah . oota , ma küsin ruttu ära Lucy. enne , Nii, kohe küsi, lähme küsi, selle küsi , ruttu. ma tahtsin seda küsida , et aga kas , kui promile kutsuti inimesi , vaata , kas need olid ka mõned nagu mingi suured , et mingi vahetunnis keegi nagu kutsub ja siis kõik üle kõrval plaksutavad mingi või siukest asja ei mis olnud ? vahetunnist sa räägid , meil oli 4 minutit aega , et ühest klassiruumist teise minna . okei , no selge . aga ma Ja nägin American küll , kuidas Dream. üks homecoming proposal oli . kas see oli ? see oli lava peal , no mõlemad olid näiteringis , nii et olid lava peal ja siis oli mingi tantsukava ja siis öeldi , et will you come to homecoming with me ja minu arvates oli ülinunnu , sest ma nägin seda pealt kogemata , ma nägin kogemata , aga ma tundsin neid niikuinii , nii et hullu polnud , Kas- aga . ma lihtsalt küsin vahele , kas see oli nagu seda tüüpi , et üks tantsis ja teine tantsis ja neil oli kahekesi mingi kava , mille lõpus ta küsis või see oli siuke flash mob , et siis tüdruk kutsuti või poiss kutsuti või poiss või pole kuidas onju . üks neist minu meelest oli , tema lihtsalt ütleb , et ta ei mõtle soo peale , et siis oli mingi bruta ja siis lihtsalt kaaslane ja siis öeldi , et kaaslane , tule aulasse ja siis tuli aulasse ja siis ta vaatas lava peal , kuidas nad tantsivad ja siis itsitad , no naljaga , ja see oli väga nunnu minu arvates . okei . ma soovin seda draamat . ja nii nüüd olgu. läheb edasi . nii , hästi . Drama . nii , aga siis sõbranna ütles , et kuule , et äkki me siis nagu no see , kes ei lähe oma Peikaga , minu parim sõber ütles , et kuule , ma vist siis lähen oma teiste sõbrannadega , ma ütlesin , et täitsa aus , nagu täitsa aus , noh , et juba natuke oli planeeritud , aga mul nagu ülikonda polnud , ta lihtsalt oli kleit olemas . vanad nad on ? üks oligi nüüd saab 18. 1. august , siis oh my god , see oleks nii tore , kui me saaks talle ja minu mäletate vahetusvennale me ju laulsime sünnipäevalaulu siin laulsime küll jah . ja siis me võime 2 inimesele seekord laulda . siis , kui sa mulle kogu aeg seda mingit asja kõrva toppisid . see oli Oliverile . ei , Oliveril on ju juunis , ma räägin eelmine aasta . aa , eelmine aasta . eelmine aasta 1. Oliverile august . laulsime jah , siis kui sa Ja mulle siis- seda näppu kõrva toppisid . aga , ta kiusas mind , seda on videos näha ka . ta reaalselt piinas ei , aga mind . Oliveril mingi tuli pisar silma . ta oli muidugi tal oli must kahju . aga nii , ma olingi , et täitsa sobib nagu , et promi , nii , asi oli selles , et see oli see , et nüüd on liiga hilja ära vahetada , sa ei saa enam minuga tulla , ütles Peika , aga nagu samas ma just ütlesin nagu , see oli 2 kuud enne prommi . noh , kas te peate siis juba kinnitama need nimed , kes lähevad koos või ? ei , sest kinnitamine oli mingi 6 aega hiljem . aga te peate kinnitama või ? ja , Kus te sest kinnitate? minu vanem vend , tegelikult nagu vahet ei ole , et sa pead lihtsalt sissepääsu maksma , aga kuna minu vanem vend ei käi keskkoolis , ta just lõpetas et nad on see 1 aasta vanusevahe , teine just lõpetas keskkooli , teine juba esimest aastat lõpetab oma college life'i . et aga , las ma mõtlen nüüd , nii. muutsid ära , läheb sõbrannadega , nii ja siis mina istun , ootan ja mina ütlen , kuule sõber , teine sõber , autos küsin , ta viib mind koju autoga , sest tead küll , lapsed sõidavad autodega Ameerikas . 16 on ju ? jah , aga juba My sweet 14-15 aastased võivad ka sõita kooli autodega . kas need on nagu kutsikaloed või ? jah , põhimõtteliselt , et sa saad ainult kooli tagasi minna , rohkem ei aga tohi . üksinda võid sõita või ? jaa ,
aga kas see auto on see nii, nagu meil on need 50 kupsised või? Mopeedautod või? Mopeedautod. Või on ikka ei, need nagu päris autod. Nagu sellega nagu, mille et nad ikkagi võivad nagu kiiresti ka sõita. Ja nagu kes tuleb džiibiga, kes tuleb mingi truckiga, kes tuleb nagu väikse kabrioletiga, on nagu päris autod. 14-aastased. Meil on päris, jaa. No, enamasti need 14-aastased nii väga ei ole. See on pigem see 16-17, aga nagu minu vend näiteks sai 16-aastaseks just augustis, siis ta sai hakata sõitma kooli. No see on väga keeruline, aga tegelikult nii lihtne on saada nii palju asja Ameerikas. Mida pärast räägime siis püssidest ja. Ja relva luba ka ja. Või sul ei olegi vist luba vaja ju? Tal on olemas. Läheb poodilist. Räägime sellest enam. Lõpetame draama ära. See läheb liiga kauba aega. Ja. Sorry. Ma ei tea, 45 minutit pidime ära tegema. Nii, aga kui huvitav on, siis võime jätkata. Mõnd ei koti. Aga siis leppisin tüdrukuga kokku, et kuule, aga lähme sõpradena. Siis ütles tüdruk, et kuule, aga võtame selle teise vahetusõpilase Brasiiliast kaasa. Ja ma olin mingi, et miks? Nagu mina ei ole aru saanud, et väga nagu läbi saame. Et no, et nagu olen temaga rääkinud ja nagu tore poiss on ja aga nagu, no lihtsalt see on see nagu, does not hit the vibe. Ta on mingi straight Brasiiliast guy, kes mängib jalkat loomulikult. Äkki see tüdruk tahtis temaga teha kadedaks oma boyfriend'i? Tüdrukul polnudki boyfriend'i, sest see on üks teine sõber. Mul on parim sõber ja siis on sõbranna. See on nüüd teine tüdruk. See on teine tüdruk, kes oli sinu sõber, jah? Jah, see, kellega ma promile läksingi, see punases kleidis lokkis pea. See, kellega pildidega läksingi koos. Okei, tema oli see, kellega te sõitsite autos, on ju? Ja siis ta ütles, et ta tahab Brasiilia seda. Mis sellest draamast sai? Küll ma räägin edasi. Nii, olgu. Nii, sõitsite autos? Nii, sõitsime autos, ma ütlesin, et kuule, aga mul ei ole kedagi, kas lähme koos? Lähme koos. Ja siis pärast hiljem, mõni päev hiljem, ma juba olin nälike, et kahekesi lähme koos, et nüüd võtame mingi suvalise tüübi kaasa, kes eelnevalt on rääkinud, et talle meeldib see tüdruk. Aga tüdrukul ei olnud samad tunded tema vastu. Nii et see oligi nagu see, et nagu kullapai, kas sa nagu teed seda kahjutundest või? Mis võib-olla ta natuke tegi, sest ta on tegelikkuses väga lahke kena tüdruk, aga no ma olingi mingi, et aga miks sa seda teed? Aga siis pärast ma nagu mõistsin ka, kui ma hakkasin ise rohkem poisiga rääkima, oli ikka lõpus. Maarja hirnub. Ei, ma hirnu, ma vaatasin ka. Teismelist draama. Ei tead, mis mul on või? Ma vaatasin eelmist videot, kus ma ei mäleta, kas see oli nüüd Jacko oma või Bruno oma on ja ma kipun nagu kaamerasse vaatama, isegi kord ma olen tuima näoga, vaatan korraks, vaatan tagasi. Siis ma mõtlesin, et ma vaatan ja siis ma naeratan ja siis vaatan tagasi. Sellepärast ma naeratasin praegu, muidu ma olen lihtsalt niimoodi. See on veel veidram. Olgu liigub. Mina märganud pole. Ei, mina koristan tuba ja joonistan samal kui te räägite. Ja vahel heidan pilgu peale, kui Bruno mingi naerab. Bruno on väga huvitav näoilme, kui ta naerab. On jah? Ei, tal on see esihambad väga suured. Nagu minulgi. Minul on pea liiga suur. Nii, aga... Brunol on esihambad. Pikkadel inimestel pididki suured hambad olema. Aga... Nii, prom. Pärast räägime. Ja siis mingi hetk, kuna minu parim sõbranna, minu venna Brutta, oli mingi, et et saatis mingi kurva mingi postituse story'sse, privaatstory on ja. Aga kuna ma seda kogemata autos avasin, kus minu noorem vend, minus 3 kuud noorem, istub minu kõrval, nagu vaatan ja siis Maarja mingi, mis ta seal teeb? Nutab, nagu, et mul on mingi, ta lihtsalt rääkis, et nagu kurb, et ei saa sellega minna, ja siis ma nagu natuke selgitasin, et mis minu vaatepunkt oli. Et et me oleme vennad, et nagu me oleme aasta jooksul nii lähedaseks saanud, et saame nagu rääkida, kuigi ma ütlen kohe osas, et ma isegi pole kindel, kas ma saan iga kõigest rääkida temaga sellepärast, et ta on väga defensive, kaitseb ennast väga palju, millest iganes, nagu ükskord rääkisime näitlemisest ja siis ta oli mingi, et ei, sa ei saa võrrelda teda, sa ei ole teda näinud tegemas seda, ma olen mingi, ja sa ei ole mind näinud tegemas seda. Et nagu ega ma mingi maailma parim näitleja ei ole, aga nagu see poiss ei oska näidelda.
ja ta ise ka teab, et ta ei oska näidata, aga vend nagu käis peale, et ei, ta oskab, ta on hämmastav näitleja, ta on meie tasemel, ma olen mingi. Maitse üle ei vaielda. Aga ongi, no ma ütlesingi, et sinul on oma arvamus, minul on oma arvamus, aga kuna juba nüüd teate, et ta on väga siuke defensive person on ju, siis ta hakkas ise ka rääkima. Kuna ma ütlesin, et on ju peresõber, kellega minu vend läheb, kelle ta juba mingi suve jooksul oli kokku leppinud, lähevad koos prommile. Siis... Mis sa teed see kokkuleppelt suhtes? Nad läksid suhtes alles veebruaris. Millal prom oli? Suvel? Kokkuleppe. Ei, suvel oli kokkuleppe peresõbraga. Nad ei olnud siis veel suhtes? Ei, sest peresõber ei ole kunagi olnud suhtes. No see. Nii, aga siis oli see, et veebruaris läks oma brutaga kokku, suhe. Ja siis bruta mõtles, et kuule, kas lähme koos? Me oleme suhtes ju. Et nagu viisakas oleks ju oma kaasast viia pallile. No shit. Ja siis ta ütles, et vabandust, et oma integrity't hoida, et oma seda viisakust, et kui sa tahad, sa võid ise rääkida selle tüdrukuga, kellega ma praegu kavatsen minna. Et sa teaksite, see on minu nagu parim sõber vihkab seda peresõpra, nagu reaalselt ta vihkab. Mina selle poolt ei ole nii julmalt kritiseerib vahel, aga nagu, et ta reaalselt vihkab, et kuidas sa nagu eeldad, et sinu bruta räägib mingi teise tüdrukuga, keda ta reaalselt vihkab. Oota, aga millal see prom toimus, mis kuus? Aprillis. Mul toimus aprilli lõpus. Tavai. Ei, aprill kuskil nagu aprilli lõpus. Okay. Sest ma arvan, et minu see kevadetendus oli juba ära ja siis ma sain uue sõngu. Nii, ühesõnaga oli defensive. Ja siis läks möödus mõni nädal on ju, siis oligi see, et lähen nüüd kellegi teisega ise on ju ja et ta läheb see blablabla. Ja siis mulle kirjutab minu vanem vend, see, kes on suhtes. Ja siis tema ütleb, et Arkadi, ma kuulsin, et sa mängid telefoni, aga asi oli sellest, ta rääkis nii viisakal moel. Et ma ise ka nagu mõndadest sõnadest ei saanud aru. Et sa mängid telefoni, mõtled seda, et sa oled nagu vahendaja või? Jah. Algu. Et kuule, et nagu, et siin, et sul oli privaatne see ja siis sa oled nagu halva pildi maalinud minu tüdruksõbrast. Ja ma olen mingi, mida, sest ma reaalselt ei tea, mul hakkab kohe etenduse proov, mis toimub. Ja see kõik toimub mingi nädal ja pool enne prommi. Nii. Aga, väga laud. See oli nagu väga hirmuäratav, sest ma ise mõtlesin, et ta on nagu tundub väga kuri minu peale, mis toimub. Ja ma ütlesin, et aitäh, et sa minuga ühendus võtsid, kas saaksime sellest pärast rääkida, saame videokõne teha. Räägime sellest siis, kui ma kodus olen, ma praegu olen koolis, mul hakkab etenduse proov. Nii. Ja siis läksin koju ja siis ta rääkiski, et kuule, et ma kuulsin, et sa oled nagu halba rääkinud või nagu sa murdsid minu bruta usalduse. Ma olen mingi, mida? Et ütlesin nooremale vennale, ma olen mingi jah, sellest sain aru, et see oli viga. Kohe, kui ma ära rääkisin, me lähme kooli, see on mingi kooli, kui me lähme kooli. Et ma juba ise ka sain aru, et see oli viga, et ma talle rääkisin nähes, kui nagu kaitsepositsioonist oli. Et ma ise ka juba kahetsin seda ja ma palusin parim sõbral vabandust kohe, et vabandust, et ma nagu natuke nagu kallasin teed. Ja siis oligi see, et rääkisime, et on mingi, oota, sa ei tea mitte midagi. Ma olen mingi, mida ma ei tea? Sa ei tea, mis juhtus esmaspäeval või? Täna on neljapäev. Ma olen mingi, ei, ma ei tea, mis toimub. Ta on mingi, appi, nagu, et ikkagi, et nõme, et ma nagu telefoni mängisin ja et räägin edasi, et aga tegelikkuses selgus nii. Peresõber räägib noorema vennaga ja siis selgus, et peresõber ei teadnudki, et bruta tahab temaga minna. Nagu, ta isegi teadnud, et väga suhtes on. Okay. Loll mees, loll poiss. Ja ongi see, et nagu kohe oli see, et muidugi see oli väga vale, et see poiss, kes ise räägib mulle, et ma ei topiks sina mitte kuskile, ei hakkaks mingit draamat tegema, ise nagu läheb ja helistab vanemale vennale koos peresõbraga, ütleb, mis toimub, nagu et
Oota, ühesõnaga, et see noorem kutt siis või noorem vend siis koos selle peresõbraga helistasid siis sellele sinu nagu vanemale vennale onju ja ütlesid talle, et kuule, et miks sa ei lähe oma tüdrukuga või? Vaid see, et see peresõber ei teadnud, et nad suhtes on. Okay. Et see kutt ei olnud öelnud. Ja ma oleksin peaaegu nime öelnud. Ütle, siis me saame öelda Cancel. Hanna. Ma oleksin öelnud selle väiksema selle venna. Venna. Ta on ise, ta ei ole kõige teravam pliiats. Nagu ta on mõistlik, aga lihtsalt mõndes olukordades mul on siuke tunne, et ma olen küpsem kui ta. Muidugi ma ei ütle, et mina küps nüüd olen. Triino minu kõrval, aitäh. Väga küps. Ei, et mul on arenguruumi aga nagu võrreldes temaga ma ütlen, et ma ikka olen natukene kõrgemal võib-olla. Et nagu see mõistus on, et mina oma brütaga prommile on ju. See kutt on täielik red flag. Ma arvan ka, et see vanem kutt on pigem red flag, sest et kui see nüüd peresõber sai ka teada, et ta on suhtes, siis ta oleks ilmselt lasknud tal minna. Ja ta lasigi. Ja ta ütleski, vanem, kas sa tahad oma brütaga minna prommile? Ja siis ta mõtles, et ega ma sind ei solva, et see ongi see, et ei, mina oma brütaga ja siis ma saan sest noorema vennal ikka ei olnud seda ja ta nagu oli see eeldus, et peresõber läheb noorema vennaga, sest mõlemad on high school'is ikka ja siis vanem vend läheb oma brütaga on ja no siis on inusti paarid olemas, lihtne, et aga mingi segadus tekitab, et kõik on nagu eraldi blablabla. Et aga siis oligi, et saigi viimasel minutil ise ütles see, et oi, et ei saa, et juba liiga hilja 2 kuud enne prommi ja siis nädal ja pool enne prommi nagu muutsid kõik ära. Ma ei oleks läinud. Jah, ma oleks maha jätnud. Sellepärast, et tal on attachment issues. Oota, kellel, selle tüdrukul või? Jah, minu parimal sõbral, tema tüdruksõbral. Ei, nagu ta just... Parim sõber oli sinu selle vanemana brüta. Ja see on kõige naljakam see, et kui ma läksin pulma ja ma vaatan nagu Snappi on ju et lähme pulma on ju, et vaatan, mis teised nagu Snappi saadud on, kui nagu kirikusse lähen. Ja siis ma vaatasin, et ta paneb story postitusse, et kas mind jäetakse maha? Ja ma olen mingi, mida? Oota, mida? Ja tegelikult... Oota, kes see pani? Nagu tal on Brüta on harjumus, et paneb mingi mina ja mingi 3 inimest oleme veel tema privaatstories ja see oligi see, et nagu, et mind vist jäetakse maha nagu teeb 3-tunnise uinaku, ärkab üles ja ta vaatab, et break up text. Oota, kes see kirjutas break up teksti? Oota, see kutt, et nad ei ole lahus. Oota, ei, aga nad ei ole enam, sest see oli et ta ütles, et sellest saati, kui promm oli, mul on siuke tunne nagu miskit on meilt olnud. Ja ta nagu reaalselt mõtles, et jaa! Ja tüdruk mõtlebki, et appi, kas ta jätab mu maha, ma ei saa aru, kas ta jätab mu maha. Ja siis ta pärast, ma ütlesingi, et küsi talt. Ja siis ta küsiski ja ütles, et ei, et lihtsalt, et miskit on meilt. Kuigi just mingi paar päeva tagasi mingi rääkisid sellest, kuidas läheb mingi reisile kuhugi. See on nii crazy. Aga mis siis vilt tuli? Tunded olid täiesti selle nimi on noor olemine ja seepärast Arkadi veel ikka suhtes pole olnud. Aitäh! Ja seal võib olla ka palju siukest möödarääkimist ja millest aru ei saa, et kui alati on ju neid, kes vahendavad teksti, nii nagu siin olid sina, aga kindlasti neid vahendajaid oli ju veel ja veel. Nii et kokkuvõttes sa ei tea, mida uskuda ja mis see päris lugu on. Mille pärast ma ütlen alati, et kõige lihtsam on kohe minna öelda näost näkku asi ära, on ju, et mind häirib see, nii nagu ma teile kõigile, kes käisid minu koolitusel, ma õpetasin ka, kuidas see konflikti lahendamine on, et räägi, teist mitte kedagi ei olnud. Mind ka mitte. Aga pärast veel räägiti sellest, et Triino õpetas, kuidas peab käituma, on ju, siis seal on ikkagi kõige lihtsam esimene konflikti lahendamise üks tõdesid on see, et ütle, mida sa tunned ja mida see sinuga teeb ja mine ütle otse, mitte ära hakka vahendama seda kõiki teisi, sellepärast, et vanem meil just eeldaski, et minu tüdruksõber ja peresõber on juba asjad läbi rääkinud ja ongi see, et mis see nende asi rääkida on läbi? Ma mõtlengi, et kas te nagu kolmekesi ei räägi või nagu, saad aru, et ta ise ütleski mulle pärast, kui ta nagu sai aru, et draama on maha rahunud, ta ütleski, et see oli tema arvates, et ta ise, selles mõttes minu vend on siuke kummaline kutt, et nagu high schoolis oli ta eriti nõmedik ja ta ise teab seda, ta pärast ütleski mulle, et ta oli nii nõme
ja et ta ikkagi vahel teeb ka oma vigu. Et aga nagu see, et nüüd ongi see, et ta teeb midagi ja siis ta saab aru, et ta tegi midagi valesti, et ta ütleski et mingi, et tegelikult Arkadi, see oli vist tõesti minust naiivne, et ma eeldasin, et minu bruta räägib tüdrukuga, keda ta julmalt vihkab. Samas me oleme ju rääkinud varem ka seda, et kuidas me areneme ja millal meie areng ei lõppe mitte kunagi, aga põhimõtteliselt, et pubekaeas sinu jaoks on kõik must ja valge, on ju. Ja kuidas sa mõistad ühte ja kuidas teist ja kuidas läheb kuu aega mööda ja siis sa mõtled, pekki, kuidas ma niimoodi sain arvata. Kuidas ma nii sain mõelda, et me areneme lihtsalt nii kiiresti ja meie mõttemaailm nagu muutub. Sest kui ma kuulasin seda, sa rääkisidki ühes ma olen super fänn. Et ühes episoodis sa rääkisidki sellest, kuidas sa nagu ei mõtle üldse seda moodi, kus oli mingi 25. Et ongi see, et ma eeldangi, et tulevikus nagu mõtlengi teistmoodi ja ma olen selles surmkindel. See on tore see, et alahinda ennast, nagu et tea oma väärtust ja võib-olla tsipa alahinda ennast, ära pea ennast ülimaks, sa lihtsalt ütle, et sa oled tore, et aga ära teistest, mina olen selle filosoofiaga, et ära kunagi nagu pea ennast paremaks kui teised või halvemaks kui teised. Et see on ülimalt tähtis terves elus, no see lihtsalt on nõme. Kelle jaoks on hea, kelle jaoks halb. On juba erinev. Mida sina arvad, kui sina oleks selles olukorras, aga kui see pole sinu olukord, kus sa ise oled, siis sul niikuinii ei ole õigus. No minul ei olnud õigus, et seda edasi rääkida oma nooremale vennale. Ma korra küsin, kas sul on muidu veel sealt Ameerikast mingit draamat või? Ära räägime praegu ka. Oota, mina tahaks ühte asja, et ta räägiks veel peale see draama. Mind huvitab tegelikult see cheerleaderi asi ka, kuna lihtsalt hästi, minu arvates see on tore, kui poisterahvas, meesterahvas on ka cheerleader olnud, aga samas ta on nagu selline asi, mida sa üldse kujuta ette, et tavaliselt sa ju näed, kuidas on mingid tüdrukud ja ütle Y ja ütle A ja nii edasi, on ju. Ja siis kuna sa ütlesid varem enne kui me hakkasime seda podcasti tegema, sa ütlesid, et sina olid cheerleader, siis kas sa tahaksid natuke valgustada, mida te seal tegite, millised olid teie trennid, mingid siuksed asjad? Ega see pahane ei ole, et ma korraks see draama teema edasi lükkasin. Ja siis me saame rääkida. Ma oleks lihtsalt Arkadit veel kutsunud podcasti osasse, sest kas sa tahad? Mul kõrvad on kaetud. Meil on läinud tervelt tunnikene draama peale. Päriselt on juba tund täis või? Kohe. Las ta räägib oma cheerleaderi asjaga. Aga kas sa tahad meile veel tulla külla või? Vabalt! Davai! Selle osa nimeks läheb Suur Ameerika draama. Jah, suur draama. Amerikas. American drama. Kas mitte pealkirju saagi tõlkida inglise keelde või? Mis siis, kui nad loevad Karl Arkadi Kõvask? Kirjutame, et lihtsalt Ameerika jutud. Ja Ameerika jutud, jah. Drama with brothers. Part one, jah. Oi, meil tuleb mitte parti drama. Mul ongi enamasti 2 draamat, aga räägime sellest cheerleadingust. Mul on nii palju veel, ma tahaks nagu, ma just ongi see, ma räägin nii palju noorsootöötajatega ja siis nad ongi mingi, et räägi veel. Ma just rääkisin mingi kohalike... Triinu on ikkagi 6. taseme noorsootöötaja. Et ma nagu rääkisin just mingi kohalike noorsootöötajatega. Ennast kiitmast ma ei väsi. Ja kui väsin, puhkan ja lasen edasi. Et ma lihtsalt nagu reaalselt räägingi teistele nagu õpetajatele, nad ongi mingi, et päriselt ka toimub Ameerikas siuke värk või. Sest tegelikult eestlased on nii kindlad, et ameeriklastelt on meil midagi õppida, aga me ei mõtle selle peale, et meie saaksime neilt midagi õppida. Sest Ameerikasse koolisüsteemid, et loeb, kust sa vaatad, aga minu kool oli nii tore. Aga räägime cheerleadingust. Igas koolis on muidugi erinev. Mõndades koolides on näiteks tantsutiim ja cheerleading koos. Minu koolis oli eraldi. Ja mõndades... Mis vahe on tantsutiimil ja cheerleadingul? Üks on nagu päriselt tantsib, teine ongi lihtsalt ergutab. Et ongi see, et teevad... Üks on nagu rohkem gümnastika, teine on nagu päris tantsimine, saad aru? Okei. Ja sina tegid seda, mis oli gümnastika? Jah, kuigi ma üldse ei paindu, üldse mitte. Sa pead tõstma seal vist? Mina tõstsin trukuid, jah. Mina tõstsin neid õhku. Rand on seal pool. Ikka. Et kuidas ma nüüd ütlengi?
ma käin korraks ära, ma tulen kohe tagasi, ma seekord ei hakka kätega vehtlima. Triinu kuuleb vist, kui sa edasi räägid. jah, ei küll mul on see vali kandav hääl, kuidas ma ikka cheerleadingutes sai, et mina tegelikkuses ei tulnud üldsegi kohale nagu, kui oli see casting cheerleadingute jaoks, ma ei tulnud kohalegi. Ja siis kõik nagu need ergutajad helistasid mulle, ütlesid, et Arkadi, kus sa oled? Ma olen mingi kodus. Miks sa siin ei ole? Ma olen mingi, ma kirjutasin emaili, aga keegi ei vastanud mulle, sest plakati peal oli kirjas, et vastatakse, saadetakse mulle video, mida ma pean ette valmistama, mingi see soojendus ja see, et ergutused. Ja oligi see, ja siis pärast oli see, et ma ütlesin, et saatsin emaili, aga nad ei vastanud mulle. Ja siis kõik olid nii pahased, et Arkadi ei saanud tulla, et siis kapten ja siis ka treener kutsusid mind eraldi kohale ja ütlesid, et Arkadi, kas sa tahaks, ma teeks sulle erandi, et noh, et vabandust, et see oli meie süü, sinu email oli vastanud, ei tea, mis juhtus, et palun, kas sa tuleksid kohale ja vaataksime. Ja ma sain sisse, et ma ei ole üldse painduv, aga mul on see hääl, ma olen poiss ja üleüldse ma nagu olen piisavalt tugev, et teisi tüdrukuid õhku tõsta ka. Sa pidid midagi karjuma siis seal või? Loomulikult. Too üks näide. Mis ma hakkan? Tõusen püsti ja ma hakkan teile näitama. Ei, ma ei hakka. Näiteks... Proovis energia lihtsalt saada ennast välja. Üks minu lemmikuid oli mingi see shake it to the left, shake it to the right, let's go, let's fight. Niimoodi lihtsalt karjud, aga mingi muusika käib nagu tagataustal ka või? Ja siis lihtsalt panete kõik või? Kõik sünkroonis. Okay. Et ja siis vahetevahel teeme pausi, siis me lähme publiku ette, ütleme, hey, how you Husky fans, stand up and clap your hands. Ja siis kõik plokstood või? Jah, Brunole meeldiks see töö ka. Oi jaa, talle meeldiks. Mina kujutan ette, kindlasti ei saaks hakkama. Ta on isegi võrkpallimas. Ei, ta kindlasti saaks hakkama. Bruno vaatab pärast. Ja aga ma ei kujutan ette, kuidas see mingi seal ülikleenu, siis sa pead tegelikkuses, meil oligi ainult mingi 2 ülekaalulist tüdrukut. Ja kõik ülejäänud oligi mingi pulgad. Sest sa pead ülikleenu, et Ketlin, sind oleks tõstetud õhku ja sind ka, aga meie 2 oleksime need me oleme kõik paksude klubis. Ja me oleme see, kes tõstavad neid õhku. Et eriti see, aga probleem on selles, et Maarja võib-olla on liiga pikk. Ei, see oleks eriti raske, kui ta maha... Pikk sa oled? Ma olen just pikem. 69. Ma olen 73. Aga Kets tundub lühem vä? Sa tundud lühem. No siis... Ma ei ole meid kõrvuti näinud. Ma tahan ka lühem tundub. No ju ma siis olen laiem. Ei ole, sa oled, sul on 34. Ei, ma olen... Aga... Ei, ma vaatasin laiem, kui ma tunnen. Ei, aga te saaksite väga, te kõik 3 saaksite väga, ma kujutan ette, kuidas olete seal. Ma kujutan teid rohkem ette kui Brunot, ma ei tea, võib-olla see peab tõttu, et olete aga Brunot me ei pea tõstma ka. Ei, Brunot ei tõsta, Brunot tõstaks teid. Jah. Okay, Brunot ja mind kindlasti tõstataks. Aga kui tihti... Sorry, räägi. Ei, see ongi lihtsalt kõik see, et käid 2 korda nädalas trennis, mina ei käinud, ma olin piisavalt tubli, sest et mul oli samal ajal kõnevõistlused ja sellest võiks kindlasti järgmine kord rääkida, sest ma sain osariigi parimate sekka oma kooliteatrifestivalil. Ma oma 400 grupiga, ma kannangi praegu pusa, see maksis $20. Oh no. Custom made. Okay. Oota, ega üks küsimus oli veel, kui tihti teil need mängud olid, kus te esinesite? Umbes? Peaaegu nagu iga nädal oli üks. Peaaegu nagu iga nädal oli. Kokku oli minul vist 7, sest mina olin junior varsity, mina olin nagu algaja selles grupis. Aga kui sa oled juba varsity, kui sa oledki erilises kostüümis, kui sa oledki kogenum, oled juba aasta ära olnud ja sa tead, kuidas käib, siis sa hakkad kohale minema väljapool koolist. Mina olin alati koolimängudel, ma olin see halvemate korvpallurite ergutaja, sest iga sellel ergutamistiimil on see erinevad ergutajad, et mina olin korvpallis ja siis vahetevahel toimus ka maadlemist, et
kui ma valiksin kahe vahel, mis te arvate, kumba ma valiksin? Kas see, kus on norm pallivise või see, mis on kõige homofoobilisem, aga samas kõige geilikum sport maailmas? Ma mõtlen ikka see oli küll hästi öeldud. Et mis need ma ei kujuta ette, kuidas sa üldse maadlejaid nagu ergutad. Ei, sa päriselt istudki põrandal. Ma olen näinud natuke, kuidas nad teevad. Nad teevadki mingi põrandale plaksutavad mingi nad istuvadki põrandal. Okei. Ja nad vaatavad mingi suru vastu muru. Läheb. Aga mulle lihtsalt, kuidas ma nüüd ütlengi? Ergutus, need tüdrukud minu koolis vähemalt tulid nii toredad, nad olid nii vastuvõtlikud, nad kohe nagu avasid ja ütlesid Arkadi, nad andsid mulle nad helistasid mulle. Sest ei, ma nagu võib-olla oli natuke koolis populaarne ja mind kutsuti nimesid ja no ega kellele meeldisin, kellele mitte. Aga see on jutt mõneks teiseks korraks, aga ergutajana oli väga vahva olla. Mulle nii meeldis ja Eestis võiks kaasa tulla. Mulle ei sobi, et on mingi Tartu Ülikoolis kuskil, seal on mingi ainult ülikoolis kuskil gümnastika. Ma tahaks, et keskkoolides oleks ka, see oleks nii lõbus. Jah, see oleks fun. Vot, no aga Ketlin juba jääb vaikselt siin tukkuma, sest ta pole, nagu me juba alguses ütlesime, ta ei ole maganud, sest keegi norskas. Loodetavasti täna keegi ei norska. Ta läks ära, no jumal tänab. Tuleb tagasi siis, kui ma juba olen läinud. Väga hea. Ehk siis üle homme. Okei. Tead, sa minuga ei maga, mina sigalasi ei maga, et mina väidetavalt ka, ma norskasin täna õhtul. Ja, et ma Arkadiga ei maga. Ja, et sa Arkadiga ei maga. Nii tore ikka. Ma magan ka sigalas ju. Magad või? Ei, aga mul on nagu see... Mariann magab sinuga. No Maarja on suvaga, kas ta magab või mitte, tal on ainult 4-tunnised tööpäevad. Mul on homme veel 2 tundi haltuurat, nii et... 6 tundi tuleb kokku, nii et... Oi. Vabandust, kui ma liiga palju rääkisin. Ei, väga hea. Ära vabanda. Ja ma räägin, et teie peate panema nüüd like, et Arkadi näeks, et me tahame veel draamat. Ja kui me saame sellele videole 5 tonni like, siis me teeme järgi. Siis me lähme Ameerikasse, kus Arkadiga. Ja teeme reisi saata. Me lähme küsime selle vanema venna käest, mis toimub. Ja 5000 like ja me lähme selle. Mis ta nimi oli? Ta ei saa öelda. Ma ütlen sulle pärast, kui kaamera kinni on. 5000 like ja me lähme ütleme Henryle, et ta on cancelled. Kuule, aga palju meil praegu umbes like on videotel? Mingi 200 või? Ei, vaatamisi on nii palju. Like on mingi 20 igal videol. Ei, välja arvatud esimestel on nagu päriselt ka mingi 100 olemas. Aga nagu uutematel, nendel on küll, ma olen üks ainsad, kes räägib mingi 20 seast. Oota, ma tahan lihtsalt seda. Nii, oota, ma vaatan korraks. Oota, mida sa ütlesid praegu? Like, mis 200? Esimestel videotel, kus teil on mingi üle 1000 vaatamised, seal on ikka mingi see, et 100 täis. Ei ole? Ei ole? Ei ole. Okay. Mingi 20 maks. Vot, aha, no nii. Täiega ju, ei ongi. Kuulge, nüüd teemegi niimoodi. 100 laiki ja siis tuleb Arkadiga part 2. No 5000-st kukkus. Ei, sina ei tulegi kunagi tagasi. 5000-st kukkus 100 peale praegu. 5000 laiki ja me lähme Ameerikasse ja räägime selle kutiga päriselt. Aga 2 või tähendab 100. Ei, mina ütlesingi emale. Te võite kõik rahaga kantas. No aga siis me juba saame YouTube'ilt raha. Siis me oleme nii kuulsad või? Jaa. Okei, siis me võime osasse minna. Tähendab, jah. Ja palun siis, aga need 5000 laiki 5000 like'iks selles suhtes, et kui te ei tee meil TikTokis 1000 followeri täis, siis me kahjuks lõpetame ära. Ja kui te ei kirjuta meile kuulajakirju, siis me lõpetame ka. Ja kui te meie YouTube'i, miks me YouTube'i subscribe'i paint mingi 150 inimest? Õudne, millised väljapressijad. No kuulge, kelle jaoks? Kelle jaoks ma praegu istun ja maga? See läheb sinna arhiivi. Ja siis 100 aasta pärast vaadatakse, et vaata, siukesed olid tsiviliseeritud inimesed. Ikka täitsa vetslased. Tegelikult on vaata see ka, et ja kas me oleme? Ülipaljud vaatavad, aga ülipaljud ei subscribe'i. Nii et kui te vaatate, pange subscribe ka.
ja kirjutage lugusid. kui te tahate meid vaadata edasi. Ja ma tean, et mina kirjutan küll enda loo, mingi loo, siis saate lugeda. Aga me ei tea niikuinii, et kui sa kirjutad, et kas sa oled sina. Sa võid alla kirjutada Arkadi. Jah, siis me teame. Ei, ma vabalt teeksin ära tegelikult. Okei, aga me ei pea su nime selles mõttes ütlema, aga siis me lihtsalt teame, et see on sinu poolt. Sest te juba, ma ütlesin juba, ma arvan, et Triinule ja Ketile, ma ei mäleta, kellele ma ütlesin mingi selle vihje, et millest minu lugu võiks rääkida. Armu. Sinule ütles või? Meile, enne. Tasa. Oi. Ütles enne. Pikene ma olen nagu mingi kala aju. Ei, sest Triinu läks ju alla, ta võttis kõik need klaasid. Ei, siis ei olnud teda. Okei, jah. Maarjaga teadsime. Ja Maarja, jah. Küll ma ütlen Triinule. Olgu. Aga nüüd siis... Aga Arkadi, meie suurim fänn. Jah. Aitäh sulle pildi eest. Mul oli väga hea modellid. Järgmiseks korraks uus roosa outfit. Jah. Paneme järgmine kõik siis. Mul on idee. Kiltsale ja roosagi. Juuksesalgud. Vabalt. Teeme ära. Ma panen seda. Cheerleading kostüümis. Ei, see maksis, ma võtsin püksid kaasa, ma pidin kooli jätma, sest selle vähemalt nii, ma ei hakka mingi $150. Ei hakka. Maksaks. No nii, kas teeme kokku nüüd ja aitäh, et sa tulid ja... Suur tänu. Ja kuulmiseni, vaatamiseni. Nägemiseni, kohtumiseni. Cheers! Head ööd. Head ööd. Magama.